üsna alguses oli selge, et selle ERMi juurde pääsemiseks peab olema ka mingi alternatiivne tee kui ainult Narva maantee. Ja siis vaatasime seda Roosi tänavat, et see toob ju kesklinnast täiesti ERMi ukse ette välja. Ja siis tasapisi panime kokku sellise kontseptsiooni, mille nimeks sai mälumeetrid ja et kuidas seda Roosi tänavat siis ümber sättida selliselt, et ta oleks lühidalt jalakäija eesõigusega tänav. Tänava vasakpool on nii-öelda promenaad, mis kulgeb jalakäijate jaoks katkematult ja takistusteta kogu aeg ühe sama laiana, ühesõnaga juba üle jõe pargist alates kuni ERMi peaukse juurde välja. Seal on eksponeeritud kuidagi suure sellise ajaloolise respektiga kõike seda, mis on seda liikumisteed ümbritsemas. Me näeme seal ilusat Tartu puitarhitektuuri. Me näeme seal tegelikult ka üsna elutruult säilitatud, eksponeeritud nõukogude aegset sõjaväeosa, okastraattaeda. Et see tee ise on nagu kulgemine juba läbi ajaloo ja selles mõttes väga hea sissejuhatus kõigele sellele, mis järgnema peaks. Me leiame, et tegemist on sellise teerajajaga, et üha enam võiks omavalitsused eriti linnaruumis siis hakatagi tähelepanu pöörama sellele, et tänavaruum lisaks funktsioonile omab ka esteetikat. Kogu selle tänava siis haljastus või elusosa jätkab mingis mõttes seda ERMi poollooduslikku keskkonda, et taimedel lastakse suhteliselt vabalt kasvada, on istutatud ainult puud, sellised sirges rivis, aga et see väikesed hein nii-öelda lokkab seal ise. Et kui maja saab valmis, siis ta on kohe valmis ja saad sisse kolida ja ta hakkab koos sinuga elama, siis koosluse valmimine võtab aega teinekord aastaid, võib-olla 5 aasta pärast oleks millegi üle siin nagu väga uhke olla. See on selline teistsugune esteetika või ongi see natuke isetekkelisuse esteetika, et on sellised teistsugused mustrid ja vormid ja värvid ka. Laudtee siia kavandamise alguses võib-olla otsustajatele tundus see mõte veidikene imelik, sellepärast, et esiteks ei olda harjunud Võsas nägema midagi sellist, mida võiks esile tõsta. Ja teiseks samamoodi nende okastraatide ja postide kohta oli vaidlus, et kas see on ikka asi, mida võiks eksponeerida. Aga et me sidusime selle nagu ERMiga, et see on ERMi põhimõtteliselt selline mõjutsoon ja kui siit hakkab nii-öelda see väljapanek juba sellest kohast pihta, et siis sa sisened sellesse välja ja sul juba tekib mingisugune eelaimus, et mis koht see ennem oli ja kuhu see ERM siis nüüd tulnud on uuesti. Aga seda, et see laudtee saab nii populaarseks, nagu ta praegu on saanud, seda ei osanud keegi ette näha. Ja mis näitab ka seda, et teinekord ei olegi palju vaja jälle teha, et teed kuskile võimaldad ligipääsu ja inimesed tulevad ja hakkavad seda kohta hoopis teistmoodi nägema ja kasutama. Maastikuarhitekti töö, ma arvan, sõltub väga palju sellest eelhäälestusest, et kuidas sa sellele kohale lähened, et kas sa lähed püstitama endale nii-öelda monumenti või sa lähed tegema midagi selle koha heaks või jaoks. Et ma arvan, et see monumendi püstitamine võib-olla jääb siin enamasti kõigil inimestel sinna algusaegadesse, kus sa veel ei ole mõtestanud läbi oma rolli selles mingisuguses protsessis. Aga meie oleme nüüd aastate jooksul võtnud selle eesmärgi, et me tahame teha head asja, mitte väljapaistvat asja ja see teinekord see hea asi ongi selline, et seal on võib-olla väga vähe tehtud või võib-olla pigem tegemata jäetud. Ja paradoksaalselt selle tegemata jätmise põhjendamine ja õigustamine on teinekord palju raskem, kui õigustada näiteks mingit väga kallist disainasja. Aga eks see aastatega see kogemus tuleb ja kui on ees ka toimivad näited, siis on seda muidugi lihtsam teha. Kvaliteetne väliruum on ju ka kõige enne võib-olla siis selle turvalise linna nagu garantii, et ükski turvakaameraga ega ükskõik missugune tehniline vidine ei tee sulle seda linna turvaliseks. Ka see, kui seal liigub teine inimene, kui sa tead, et seal on kas või ööpäeva ringselt toimub midagi, ja kui väliruum on hea, kui sul on seal hea ja mõnus olla, siis kasutatakse seda ka siis, kui on vihmane või külm. Inimese jaoks on väliruum tema teine kodu, et
igaüks tahab kujundada oma toa, oma köögi, oma magamistoa nii mõnusaks, et seal saab puhata. See teadvustamine, et kui me astume majast välja, et ka seal on see ruum, kus me elame. Et see samamoodi võiks olla meile selliseks turgutavaks keskkonnaks. See mõtlemine tahab veel natukene arenemist saada.